AI ja kinnisvara. Lähme seome selle kinnisvara nagu sujuvalt AI valdkonnaga. Mis sa arvad, kas AI on valmis täna kinnisvaraturgu muutma, mõjutama, ma ei tea, manipuleerima, kallutama, täiendama? Ta kindlasti raputab kogu sektorit ja see raputus võib-olla ei toimu nii järsult, nagu me seda mõne muu muutusega või AI tehisintellekti siis muutustega oleme justkui varem kogenud, siis näha on seda, et see on fakt, et need maaklerid, kes kasutavad tehisintellekti, need lihtsalt jõuavad rohkemate inimesteni, olles oma turundusteksti koostamine on muutunud nii palju lihtsamaks, kergemaks, kui ka müügikuulutuste, kui ka, ma ei tea, videosisu, sest teed näiteks reklaamvideo, siis ilmselgelt AI saab sind aidata selles osas, andes talle väga hea prompti ja sisendi, siis kogu selle näiteks CRM-i haldamine, mina kasutan ka oma nii-öelda kõikide nii-öelda ostjate, müüjate, potentsiaalsete müüjate, üüriliste, üürnike, üürileandjate ja kõikide muude oma kontaktvõrgustike, kellega mul on kinnisvara teemas nagu avatud suhtlus, siis nende haldamiseks ma kasutan tehisintellekti. Võtan oma telefoni välja, ütlen talle, üks viis on ju muidugi arvutus saab ka kõike teha ise oma näpuliigutustega, siis ma loen talle või räägin talle voice'i, saan talle voice'i Telegrami kaudu ja sealt kaudu tema teeb siis vastavad muudatused minu tabelites, süsteemides ja seeläbi hoian mina aega kokku ja annan talle konkreetset märku, näiteks autos helistab mulle keegi potentsiaalne müüja, et kuule, et teeme esmaspäeva kohtumise või et ma ei tea, 2 kuu pärast alles saan müüa, mul on praegu mingi asi vaja ära teha või ma olen välismaal. Siis mingi okei, ma panen selle kirja, et see ei lähe mul meelest ära, et ma 2 kuu pärast talle helistan, sest ta võib-olla ise helistas, ta mõtleb, ma ei tea, äkki ta ei ole huvitatud, nagu ta ei ole minuga suhelnud, on ju, ta ei ole ka minuga ja siis tuleb järsku kuskilt mingi 3. inimene ja ütleb, et kuule, ma võin müüa ja siis sa oled nagu ilma. Et sa pead olema ikkagi nii-öelda on time, ehk siis isegi in time on parem, et see on natukene ette, kui tema jõuab juba kahtlema hakata, et kas Toomas on õige, siis sa juba lähened ja juba võtad ta sabast kinni, juba tood mingi teema, juba näitad oma kvalifikatsioone, oma ekspertiisi ja seetõttu on hästi oluline, et me haldaksime väga täpselt ja teadlikult oma siis nagu seda võrgustikku ja kellega meil need suhted on loodud, mis tõttu AI seda väga hästi tänasel hetkel suudab teha erinevate siis apide nii-öelda abil. Ja nüüd ütleme sellises laiemas plaanis, eks ta siin on ka jutud käinud selles osas, et AI võiks juba hologrammi näitel siis teha sulle ruumi tutvustuse ja viia sind virtuaalsele tuurile, et nii palju erinevaid viise võimalusi on, me ei tea, mis hetkel ja kuidas need lähevad käiku, aga on teada see, et ta ei saa võtta ära seda siis päris inimsidet. Ja just selle osa pealt, et inimene tänasel hetkel veel nii suuri otsuseid ei usalda tegema tehisintellekti poolsest nagu, et ma olen omanik müüja, tahan müüa oma maja ja panen selle kuskile AI süsteemi ja siis tema teeb müügi minu eest ära. Ei tee. Et inimene tahab sellist nagu inimkontakti ja lähedust, vähemalt tänasel hetkel veel. Et seetõttu ta päris üle valdkonna ei võta ja meie tööd, aga ta kindlasti muudab seda, et tugevamad, aktiivsemad tehisintellekti kasutajad lähevad ajast ette või teistest ette ja seetõttu turg muutub nii-öelda siseselt, et vahendajate hulgas. Ja väga paljud omanikud nagu ise on ka hästi aktiivsed juba kasutajad ja oskavad juba enda vara nii, ütleme näiteks hinnastamise poole peal oli hästi huvitav, kuidas mu üks sõber tahtis teada oma korteri väärtust, et äkki seda müügile panna ja osta mingi teine maja või korter on ju. Ja siis ta suhtes ChatGPT-ga ja arutas temaga, et kuule, et mul on selline asi, saatis talle isegi vist mingid pildid või asjad ja ütles, mis see hind võiks olla. Ja ta ütles talle mingi nagu tohutu hinna, sellepärast et tema ei näe tehinguhindasid. Ta näeb müügihindasid. Müügihinnad pole kunagi samad, mis on tehinguhinnad. Siin ei ole ühtset nagu protsenti, kui palju need on madalamad, aga need on madalamad. Ja isegi tihti ei pääse ta ligi väga paljudele siis müügikuulutustele, sellepärast, et on piirangud peal erinevate saitidele, et ei pääseks siis robotid nagu liiklema ja sealt asju nii-öelda scrape'ima. Et seetõttu on keeruline teha selliseid suuremaid otsuseid
ainult siis tehisintellektiga või tema nagu toel. Et siin ma näen, et muutuvad paljud asjad ja me ei tea täna, mis hetke on homme, mis hetke on 2 kuu pärast. Aga ma ise olen siis Kristoga Kasulik AI-st teinud koostööd pikalt ja enne kui hakkasin investeerima, enne kui läksin kinnisvarasse, siis Kristoga tegime nii-öelda koostööpartnerite osas tööd ja sellist müügitööd ja nägime ära, kuidas nii suur huvi on ettevõtetel luua enda jaoks selliseid suure väärtuse, suure mõjuga siis tehisintellekti lahendusi ja nüüd tänasel hetkel Kristo aitab mul siis nii-öelda maaklerina neid asju hallata niimoodi, et mul on, ma näiteks teen artikleid või LinkedIni postitusi niimoodi, et ma ei lase tal kirjutada, aga ma võtan 3-5 minutit, kõnnin mööda tuba ringi, panen voice'i siis häälsõnumi salvestama ja räägin selle, mis on vaja, siis vaatan, mida ta sellest suutis nagu kokku panna ja siis seda hakkan modifitseerima, saadan talle täiendavad voice pooleminutisi, paar tükki, ütlen, tee see ära, muuda see ära, tee seda lausestust, muuda seda tõk-tõk-tõk, annan talle täpsed nagu instruktsioonid, et teeb mulle väga head asjad ja siis ma panen veel, kui ma hakkan postitama, siis ma veel vaatan üle ja muudan veel sõnastust, muudan veel seda, mis tunne see päriselt on, mida ma tahan edasi anda. Sest aga see on ju täpselt minu laused, minu enda sõnad. Lihtsalt ma ei ole võib-olla selline kirjasepp, et ma paneksin nagu ülihästi kohe kirja 50 minutiga, mul võib tunde minna. Aga see tunnid on minu reaalne tööaeg ja raha. See ei ole turundusega mõõdetav. Mis tõttu see on väga palju mind aidanud ja ma näen, et see on nagu üligeniaalne lahendus, kuidas inimesed, kes on sellised nagu müügi bla 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 on jutustajad, saavad tegelikult selle bla 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 panna endale siis kirjalikul viisil näiteks LinkedIni, kus ei ole videosid nii-öelda kandvalt siis läbi näha, et suudad selle nagu sisu loomesse panna. Et selles mõttes on väga palju selliseid ägedaid uuendusi mu ellu tulnud viimaste kuude jooksul ja olen väga põnevil, mis kõike veel tehisintellekt meile tuua võib. Tulles selle juurde, mis sa just tõid näite, kuidas a la ChatGPT kasutadeks ole, ma ise just eile tegin katsetuse esimest korda, ma polnud selle varem mõelnud, klientidega olen juba nagu teinud seda, mul on teatud klientidele loodud siis endale virtuaal nii-öelda assistendid. Jah, selle kliendi assistent nii-öelda, et olnud siis mingi kindlad promptid, mis on juba sisse kodeeritud või on siis nende data niimoodi, et kui ma teen neile copy't või mingid asja, siis see tuleb juba nagu temad ise kirjutaks seda või räägiks. Käekiri, jah. Ja mõtlesin, ma teen, üks me endast pole teinud seda. Ma nagu meeldib kirjutada pikkasi postitusi, ma olen väga palju teinud, kunagi mul endal, mul tänaseks enam Facebooki eraisiku oma ei ole, aga ma sinna kirjutasin rohkem, aga vahepeal olen jaganud ka neid siis sinna podcasti nii-öelda sellele 8-aastase business lehele nii-öelda. Siis ma lappasin eile seda business lehte, otsisin reaalselt vist peaaegu täiesti jõudsin podcasti alguses ka välja nii-öelda esimestesse aastatesse. Kopeerisin läbivalt siis 8 aasta jooksul kõik mingi pikema postitused, kus ma olen kirjutanud midagi nagu enda sulest, nagu mul meeldib kirjutada. Ja andsin siis sellele chatile mingi 20 erinevat, võib-olla 30 erinevat postitust pikka. Ja siis tegin katsetuse. Andsin talle ette teema, millest tahan rääkida, siin 1000 sõna. Point on mul selle jutuga see, kirjuta nii, nagu kirjutaksin mina. Ja täitsa päkis. Ongi nii. No ma panin üles Facebooki selle eile, ma pole vaadanud, kuidas inimesed reageerivad sellele, aga mina ise loen ja vaatan, et no ma ei tee vahet. Ta täiesti minu sõnavara ja minu nagu väljendus, pausid, minu võib-olla mingi võrra lohisevad pikad laused, täiesti üks ühele. Ja siis mõtlesin, et okei, et siit, kuidas paremaks teha, ongi see, ma lihtsalt võtan teksti ja ma panin ta nagu otse üles, vaata. Siis mulle sobis, aga tegelikult saab ka seda tweakida veel nagu paremaks ja täiendada põhjalikumalt. Et ta on tegelikult, need võimalusi on täna nii palju, kuidas nagu midagi nagu kihvtimaks muuta ja noh, mul on siin katsetamata, aga praegu mingi päev katsetasin, tegin endast 6 videot inglise keeles 3-minutilist erinevates riietustes, erinevates nii-öelda nagu setupiga. Ja ma nüüd tahan hakata katsetama, kuidas sellest saab hakata looma siis minutilisi kuni pooletunniseid landscape ja vertikaalselt siis nagu reel formaadis videosid, kus ma räägin mingil teemal. Et saaks inglise keeles hakata contenti postitama, sest inglise keeles rääkimine alguses on ikkagi keerulisem. Sõnad ei tule meelde, puterdad, blablabla. Aga AI, kes on Chrisi kloon, tema ei eksi ju. Temal on ju prompt ja ta teeb sinu järgi.
ja mul on huvi näha, kuidas see töötab. Et jälle jõuda sinna kohta, et võib-olla mingi hetk saab ennast mingi sisuformaadilt ära vabastada sellest ressursist, mis see muidu aega võtab. Ma ei saa anda AI podcast'i üleni teha. Võib-olla mingi 2-3 aasta pärast saab teha. Aga täna veel ennast nagu üleni lõpuni asendada ei saa. Et see on selles mõttes huvitav nagu valdkond, sest ma mingi aeg tegin ju, ma ei tea, kas sa oled kuulnud seda, aga paar aastat tagasi ma tegin ühe podcast'i, kus mina vestlen podcast'is ChatGPT-ga, tund 40 pikk podcast, chatil andsin naishääle ja oma häält kloonisin. Ehk ma tegelikult ei rääkinud podcast'it ühtegi verbaalset sõna. Kogu podcast on üles ehitanud minu ja chati ja omavahel vestlusena. ChatGPT olemusest on üles ehitanud puhtalt prompti põhiselt. Ja tu kuuletades saad aru, et okei, noh, et minu hääl on siuke nagu aga chati hääl on nagu veits nagu siuke AI. Noh, täna need voice'id on palju paremad juba, aga ikkagi ta nagu on naturaalselt kuulatav ja nagu orgaaniline vestluses ma niimoodi kokku lõiganta. Et noh, imagination nagu pole piire, kujutlusvõimeline on täna. Ja see on nagu minust hästi siuke kihvt asi, mida see võimaldab nagu teha. Ja noh, ma ise näen, et see tehisintellekti ma olen ka naisega nii palju arutanud selle üle, kuidas ja miks ka see siin on. Et see on just kui selline tohutu ressurss, mis on kätte antud igale siis inimesele ja see on just kui selline ühisteadvus, mida me oleme ammu oodanud, et me oleme kõik üks, siis nüüd nii ongi. Et sina ja mina, me saame olla üks tänu sellele, et meil on ühine ressurss saada nii suurele infole ligi ja olla võimekas tegema nii paljusid erinevaid asju sarnase kvaliteediga, et see on tohutu väärtus, mis ühiskonda on tulnud ja nüüd ongi nii, et see täiega lammutab vana ühiskonda ja need kõik, kes ei ole valmis tulema sellele teekonnale kaasa, et integreerida, mitte üle võtta, aga integreerida oma tänastesse tegevustesse. See ei ole ainult tööülesanded või töö nii-öelda protsessid, aga tänased tegevused integreerida, siis need on lihtsalt jäävad maha ja teised saavad rohkem edukamaks. Ja isegi see me võime mõelda, et oi, et ma olen läbi selle, kui keegi teeb mingi reklaami või mingi teksti või AI postituse või okei, jah, ma näen läbi võib-olla selle pildi, et see pole päris see või on seal AI mingid silmad on tehtud seal ägedamaks või mingi valgus lendab kuskilt välja. See on aru, aga see on ka mingis mõttes kellegi kunst, kes on selle nagu promptina, täpselt loomingu loonud, aga teiselt poolt, et see kas see Colgate'i mingisugune reklaam on kuskil tehtud nagu kellegi disaineri ja mingi agentuuri poolt või see on AI-sse pandud ja kokku visatud, tegelikult ei ole ju vahet ja tegelikult võib-olla ei taha üldse seda Colgate'i näha, aga ma näen teda, sest ta on kuskil ostetud mingi reklaam ja ta tuleb mulle ette ja see, siis nii on, et siis ma seda näen, et aga see on lihtsalt nagu nii-öelda loomine on muutunud ja on muutumas ja see on hästi põnev olla ise sellel teekonnal ja kuidagi ma Kristoga tunnen ka seda koostöös, et see on nagu olles sellise nagu innovatsiooni nagu tippharjal, et kuidas ta jagab mulle mingit tavai, nüüd tegime siukse asja, nüüd on uus asi väljas, kohe tuleb tal mingi jõhker kogukond välja, mingid inimesed saavad ise luua endale oma agente ja teha igast asju ja nüüd on tänasel hetkel kõige kuumem teema on ju Claude on ju või Cloud, et soovitan ka sul vaadata, et siin ehitad siin chati peale, mis on nagu maha jäänud ja oma arengus nagu pidurdunud ja on keeruliste ja küsima panevate eetiliste nagu teemadega, et soovitan kõigile mõelda liikumaks Claude'i peale üle, kes on ka kirja poole pealt, ütleme siis, kes kirjutavad ja mis iganes kopid kirjutavad, kuhu iganes, siis nad on hästi palju tugevamad. Ja just eesti keele pealt tugevamad. Et see nagu muutus ja arusaamine, et vau, need asjad liiguvad ja alles 6 aega tagasi on sellest haisugi ja nüüd on see võimalik. Et siis Kristo räägib mulle niisuguse entukaga, et nüüd on see võimalik. Siis ma ei teadnud, et see ei olnud võimalik, aga vau, ma nüüd tean, et see on ka võimalik ja vau, mis nüüd kõike saab teha. Et see on siuke nagu tohutu nagu spin ja muidugi see tekitab ka teiselt poolt seda, et okei, et kui ma jään maha, mis siis saab, kuidas see tunne on ja selline hirm ka, minu algus oli ka see hirm, et okei, et äkki nad võtavad üle ja kõik see nagu filmindusest tulnud nagu mingid teemad, et nüüd hakkavad meid kontrollima. Jah,
AI-l, kui tal on väga palju ressursse, siis tal on ka turvalisuse küsimus, ta võib seda ressurssi kasutada ka sinu vastu või sind nii-öelda manipuleerides või sind kontrollides, et see võimalusi on. Aga tänasel hetkel tuleb ise oma teadvust nii palju arendada, ise oma nagu kohalolu ja oma sellist nagu kõrgemat siis mina pilti tugevdada selleks, et me suudame kriitiliselt analüüsida kõike seda, mida ta teeb ja olla ise selles juhtivas rollis, mitte minna siis kaasa sellega, et tema hakkab meile dikteerima või ette ütlema või meid juhtima või kontrollima. Et selle tõttu ma täiega ühelt poolt usaldan, teiselt poolt olen ettevaatlik kõikide nagu uuenduste ja muutuste osas. Aga ma saan aru, et usaldus on ikka enne kõike ja see usaldus, ma arvan, on ka elus läbiv oluline sõnum ja teema, et kui meil on usaldus olemas, siis me saame selle usalduse pealt ehitada üles väga suuri loomisi ja väga suuri siis muutusid. Sa mainisid huvitavat asja, et selle AI kokku tõmbamiseks sa mainisid just seda sama asja, kui näed kuskil inimesed näevad reklaame, eks ole, või mingid videosid asju, et omakaatsen AI või see on nii tekstilik või videolik üle võlli nagu mingid efektid asjad, mida päriselt järgi täna lõpuks ma olen nagu selles kohas, et esiteks jah, osas asju AI-ga saab teha täna väga lihtsalt, mis tegelikult maksaks nagu tohutult pappi, et seda video nagu teha nagu on ju. Aga teine pool on ka see, et ma arvan, me ju inimestena ka ühiskond kogu aeg kohaneme erinevate asjadega on ju. Ma arvan, et mõne aja pärast on minu jaoks täna on juba see okei, kui ma näen AI põhist reklaami. See on nagu, jah, ma saan aru, et see on AI, okei, aga so what? Ma saan oma pointi kätte sealt, et on see lõpuks vahe, kas ta on profistuudios green screeniga või ta on tehtud mul promptina, kui ta näeb sama hea välja või isegi parem, ta sõnumi saab kätte, sina oma väärtuse kliendina saad sellest aru, siis mis vahet lõpuks seal on, et ma arvan, me adapteerume, muutume, võtame seda vastu rohkem ja mis selle juures nagu teine point, mida ma ise näen, mida ma täna ka katsetan alles, ma rääksin enda kloonimisest, aga ma olen loonud endale ka uue avatari nagu AI, ühe naiste rahva, kellega ma tahan hakata siis ingliskeelset sisu tootma ja müüma teatud digikursused, mida ma olen ise loonud või milles, kus ma olen affiliate, aga ma tahan hakata müüma ka UGC-d, Unique Generated Content. Ja see on täna võimalus olemas inimestel, kes ei taha näidata ennast kaameras, kes ei tea filmist mitte midagi, kes võib-olla pelgavad enda välimusteni, on ebakindlad nii-öelda. Sul on võimalus need asjad ära jätta ja tegelikult ikkagi toota sisu ja luua endale sissetulek. Ja rahvusvaheliselt ja luua ka väärtust, sa ei pea ainult müüma toodet, võid ka teha mingisuguse motiveeriva video või olegi kinnisvaraekspert ja paned rääki mingis keeles, teed uue tegelase naise või mehe vahe pole, aga need on täna nii realistlikud juba, kui sa suudad neid promptida. Ja vaata siin, et neid on võimalik täna promptida ükskõik missugusesse asendisse vaata, jättes talle mingisuguse mulje, missugune kontekstist poorid asjad, kõik videodes näha juba nagu päris inimene, Karva Udemäkke seda. See on nagu minu jaoks nii põnev koht, kus tekitab selle koha, et mis on need võimalused, kui ma ainult tegelikult tahan seda. Jah, see tekitab seda, et meil on tõenäoliselt aasta pärast või tegelikult juba täna, aga ütleme aasta-2 pärast on meil internet täis uputab AI contentist ja ma arvan, et üha rohkem hakkab siis mingi hetk toimumas see shift, kus me hakkame jälle hindama seda, et kurat näeb päris inimene räägib videos ja võib-olla me ei saagi aru, see võib olla koht, me ei saagi aru, aga mulle tundub, et see on nagu paratamatu osa ja selles meile nagu vinguda või olla nagu pettunud selle üle või pahane, et AI tuli ja võtab, siis mõtle, kuidas sina saad äkki siis seda kasutada täna. Absoluutselt, see on nagu võimalus, mis justkui on tulnud meile, et haarata ja nüüd me saame selle valiku teha ja otsuse, et selles mõttes mina olin ka pigem pelgavam ja selline pessimistlikum alguses ja kui mu naine läks, siin saab teha siukseid pilte Midjourneys, vaata, mis kõike on võimalik luua, millised maailmasid. Ma mingi kuule naine, et tule, teeme midagi nagu päris asja, mis asja sa siin oled olnud. Ta isegi joonistanud, ta lihtsalt oli nii ekstaasis sellest, et selliseid asju saab teha ja siis ma mingi okei, et mida iganes. Aga nüüd täna ma saan aru, et see kõik oli ka minu sisemine nagu teekond, et jõuda selleni, et tänasel hetkel kasutada teda või kaasata ja kasutada teda enda väärtuse tugevdamiseks ja enda loomiseks. Kihvt, see on kihvt, sunnib inimesi natukene kasvama ja ennast endale otsa vaatama ka. Täiega. Sina saate alguses mainisid seda, et sa oled olnud mõnda aega nüüd juba karsklane või kaine. Karsklane võib-olla vale öelda veel või vara veel öelda, aga selles suunas liikub. Ja võib-olla see on ajas ka muutuv, aga täna oled sa sellise otsuse teinud. Aga
nüüd on see paralleeli koht ja võib-olla tegi viimselt see küsimus ka, et aga kuidas ma panen siis pidu või olen nagu meelelahutuslikum, kui ma ei joo, eks ole, sest me oleme harjunud ikkagi kultuurses ühiskondlikus ruumis ja meie loodud, et tina panna on normaalne, noh, ma ütlen, et võib-olla ongi normaalne, mina nagu eelistan mitte teha, aga et üldiselt juua on normaalne, mõõdukalt või vähem mõõdukalt, kes iganes seda eelistab, on see klubi, on see pubi, on see kodus, on see vein, ja igal ühel omad nagu meetodid, pidu ja alkohol käivad käsikäes. Aga sina täna teed midagi sellist, mis ühendab küll peo, aga siis mitte alkohoolse nii-öelda seisundi. Ehk siis mis sa nagu teed selle raames? Jah, see on hästi huvitav selline kogukond, mida me oleme loomas ja see sündis ka kuidagi sellisest kohast, kus mina läksin siis sellesse transformatsiooni ja sain aru, et ma pean jätma sellised halvad harjumused, aga siiski ma olin juba enne seda DJ ja lõin sellise muusikalisi ruume ja sain aru, et ma tahan seda ka jätkata, aga ma ei taha, et inimesed oleksid tohutus aines või joobes ja siis naudiksid seda, kuigi ma ise ei ole. Ja siis ma mõtlesingi, et ma kutsun kokku inimesed, kes on kained ja keda ma teadsin, kes on sellised. Ja sealt hakkaski selline nagu ekstaatilised tantsu teekond spiraal äkki ja tihta. Just, ja siis ma kuidagi tundsin ära selle ja mis on hästi huvitav ka, et muusikuna tahaks ju, et inimesed, see on nagu, teed kontserdi, sa tahad, et inimene oleks algusest lõpuni kuulaks või kogeks seda tervikut. Aga ütleme, klubisse lähed, siis inimene tuleb, tantsib võib-olla natuke aega, siis ta läheb baaris, ta läheb rääkimas, ta läheb võib-olla suitsule, siis ta läheb vetsus, ta teeb seda, teist, kolmandat, neljandat. Räägib peamiselt, sest see on hea sotsialiseerimise koht ja mul on ka see väga meeldinud alati. Aga ekstaatilise tantsu siuke fenomen ongi see, et esiteks inimesed tulevad sinna kainelt ja see jutuvada toimub siis pärast seda tantsu, see on nagu töötuba. Ja see tähendab seda, et meil on kõigil tekib aeg ja ruum ühenduda iseendaga, ühenduda selle muusikaga, ühenduda selle nii-öelda kollektiiviga, kes on tulnud siis samaaegselt sinna ruumi siis tantsima, liikuma ja nüüd me oleme siis seda juba 1,5 aastat teinud, kus me oleme peaaegu iga nädal, üle nädala kokku tulnud ja on tekkinud selline püsivus, on tekkinud sellised püsikogukonna liikmed, kes käivad tihti tantsul, enamuskordi tantsul ja siis on sellised erinevad nagu liblikad ja haldjad, kes tulevad vahepeal, vaatavad, proovivad, tunnetavad, maitsvad ja paljud neist siis jäävad ka jälle käima, mõned jälle liiguvad edasi, mõned proovivad, saavad aru võib-olla nende jaoks. Aga mulle tohutult endale meeldib see, kui ma ise olen ka tantsija rollis, mitte siis muusikuna, et tekib selline nagu põnev avastusretk justkui iseenda sisse. Sest ei ole võimalus või ütleme nii, et luuakse ruum, kus ei ole kus ongi võimaluste ruum iseendaga olla kontaktis. Ja see ruum on justkui selline, kus lasta sellisel nagu peast mõtetel minna ja tulla kehasse, ehk siis kuidas mu keha liigub ja kuidas mu keha nagu ärkab ja virgub ja kuidas siis nagu see muusika järjest nagu muutub intensiivsemaks ja jõulisemaks. Ja siis üks hetk sa oledki nagu näpud, käed püsti ja lihtsalt nagu reivid ja karjud ja nagu oled juubeldad nii-öelda. Või siis teine hetk sa oled nagu lihtsalt mingi kookoni, see tunned, kuidas sul on nagu nii vaja ühte kallistust ja hoida iseennast ja saad selle nagu sideme või kontakti iseendaga. Ja neid tundeid ja neid kogemusi ongi nii palju, kui tundeid ja kogemusi on, et kõike on võimalik seal kogeda ja see on nagu selline haavatav ja ehe ruum loodud, kus me saame lihtsalt olla vajadusel nutta, vajadusel naerda, vajadusel vabastada mingid pingeid, et see on hästi selline transformatiivne ruum ja ma tunnen, kuidas see tõeliselt päästab inimesi. Ja vahest see päästamine käib nagu natuke valusalt või sellised, sa avad mingi teema või tuleb mingi lein üles, mida sa oled alla surunud või tuleb mingisugune kurbus välja, mida sa oled alla surunud või et ta ei ole alati selline nagu jee, või ta on vahest selline valus, okei, see tuleb siit välja, aga see on tervikuna parem, sest siis sa saad nagu rohkem hingata, sa saad rohkem nagu tulla välja ja kuidagi nagu tõeliselt olla iseendana, et mulle see ruumide loomine tohutult meeldib ja see muusikaline teekond on alati ehitatud sellised tükiliselt ülesse, et ta loob nii tugeva siis sellise kandva ja ilusa
nagu ruumi, kus saavad erinevad seisundid tekkida ja kus on hästi palju usaldust, et see ruum on hästi toetav ja turvaline. Et paljud naised on meile öelnud, et wow, ma ei peagi enam ööklubisse minema, sest ma saan siin nii hästi tantsida. Ja mul ei ole mingid tüübid nagu ei ilasta mul külje all ja ei käperda mind tantsupõrandal. Et see on nagu rõve ja vastik ja ebamugav, et meie meestena ilmselt seda palju ei koge, aga naised kogevad seda väga paljud. Ja see on, miks meil väga paljud naised tunnevad, et nad saavad nagu päriselt olla. Et jah, meil on seal kontakttantsu võimalik teha, kui sa keegi tunned, et keegi nagu intrigeerib, tahaks kontakttantsu, siis meil on alati kokkulepe. Et kui ma esitan nii-öelda, me võime ka meestena kontakti nagu sõpradena luua, siis kui ma annan oma käe või oma kontakti loon sinuga ja kui sa annad näiteks oma käe ja me isegi ei pea puudutama, aga minu poole tuled, siis ma näen, et meil on võimalus siit nagu edasi liikuda, mängida nii-öelda selles tantsus. Aga samal hetkel meil on võimalik ära pöörata või meil on võimalik näidata, et aitäh, et sa soovid minuga, aga ma praegu hetkel vajan enda aega, enda ruumi. Ja siis seal ei ole siin, oota, mis asja, vaid see on ühine kokkulepe, kõik teavad. Et kui see kontakti jooks ei ole praegu õige hetk, siis ma annan selle nii-öelda ruumi teisele olla. Ja need kestavad tavaliselt selline 2 tundi on tants või natuke vähem, kui me teeme ka hommikuti, mis on päris põnev, tulla hommikul kokku valges, tuled kuskilt umbes voodis natuke padja nägu peas ja siis tuled sinna ja raputad ennast lahti päevaks ja saad nagu hea energia. Et ta on natuke nagu trenni moodi ka, et nagu sa tead, on ju, lähed trenni ikka, tõmbad jõuksis natuke jõudu, siis see nagu energia tuleb, on ikka vägev. Ja see kütab ja tõmbab inimesi käima, et see on hästi, hästi põnev teekond olnud juba. Kas see tuleb pigem nagu vallalised või tullakse nagu paarilistena ka? Mõlemad, et eks seal on ka nii, et mina ka tihti käin nii-öelda mittevallalisena nagu üksinda, et naine on näiteks lapsega, samas viimane kord me käisime koos, oli lapsehoidja, siis meil oli hästi mõnus koos ühenduda ja olla tantsuplatsiga koos, aga tõesti, seal on 1,2 ja see on turvaline ruum ka olla siis vallalistel nii-öelda teades, et ma võib-olla ei otsi hetkel kohe kedagi või see ei ole selline nagu siis kohtingute allee, et seal võib tekkida ja meil on tekkinud ka seal ilusaid ühendusi ja inimesi ja suhteid, aga see ei ole see nagu põhieesmärk. Jah, see kõlab nagu, ma ei ole ise ühelgi käinud. Aha, no võt siis ma saadan sulle kutse ja saad tulla ja kogeda. Ma olen väga kaugel ka sellest. No võt, siis see ongi võib-olla hea võimalus, kus avastada ise ennast, et miks ma olen nii kaugel. See on siuke, ma tunnen, et ebamugav on. See on kindlasti alguses esiteks ei kujutud see ette kõine, ma olen see mõistuse friik. Tahan teada täpselt, mis seal toimub, mis hetkel, kuidas, mismoodi ollakse, mida tehakse, mida kogetakse ja mis siis saama hakkab. Aga seda me alguses räägime ka, ehk siis me kõigepealt anname mõistusele selle turvalise ruumi, just, me anname info, ütleme, et nii, siin on näiteks, ma teen hästi lühidalt selle kokkuvõtlikult, aga et meil on erinevad lained, alguses muusika on hästi aeglane, ongi selline, et ta võib-olla ei ole seda kohe nagu, et astun klubisse sisse ja mul on näpud püsti, et seda tunnet ei ole, sa ehitadki sidet enda kehaga, ehitadki sidet selle nagu tänase hetke ja selle kohaloluga, kes ma täna olen ja siis sealt erinevad sellised nagu lained ja lõpus me näiteks alati maandumegi pikali lamama, nagu on joogas, kus me võtame selle ruumi ja lõdvestume täielikult. Meil on seal osad inimesed isegi norskama hakanud, sest nad on nagu tunnevad, et vau, nüüd ma saan tõesti nagu lõdvestuda. Ja see on hästi ilus, seal on nagu kaunis muusika, vaikselt tekib vaikuse ruum ja siis vaikselt seal nagu kõik ookonis ärkavad üles ja see on nii mõnus vaadata, kuidas need inimesed on täiega mingi nagu uus päev, uus hingamine, uus elu, uus mina, et ja siis kõik reeglid ja kõik kokkulepped nii-öelda räägime läbi ja anname märku, kuidas, mis ja kus, kuidas ja võib olla või tunda ja et selles mõttes on ta hästi juhitud nii-öelda teekond, aga samas hästi vaba. Et kui muusika läheb peale, siis alguses võib-olla on soojendus, kus liigume ruumis ringi, teeme keha lahti, teeme võib-olla mingid nagu liigutusi juhendatult, siis hiljem ei ole seal keegi, kes ütleb, mida tegema pead. Kõik on enda vabadus ja see on omas mullis. Just, et see on hästi tänuväärne, et siin on palju erinevaid nagu selliseid tantsupraktikaid, kus on juhendaja ja see juhendaja dikteerib, mida sa pead tegema, mida sa pead kogema, mida sa pead tundma.
et siin on hästi palju vabadust ja ma olen niisugune vabaduse armastaja, et mulle meeldib, et ma lähen sinna ja vajadusel ma istun, mediteerin, vajadusel hüppan, kargan, vajadusel kogen ennast, ei pea üldse ka kiiresti ega palju liigutama, kui on isegi kiire muusika, et ma saan ise valida, et see on hästi oluline ja noh, meie selline suurem plaan on ikkagi või missioon on siis tuua inimestele sellist teadlikkust, selliste võimaluste ja praktikate osas, kuidas siis endaga kehaga kontakti saada, sest see on puhtalt kehalise kontakti saavutamiseks ja meie kogukond koguneb ka näiteks jaanipäeval, siis 21–24 juuni saame me kokku Laitses, Graniitvillas, Tauno Kangro sellises imelises kodu puhkekeskuses ja seal me võtamegi läbi erinevate tantsupraktikatega, anname ka siis mõistusele, anname vaimule toitu ja loome ka siis erinevaid naudinguid, olgu see saunad, olgu see massaažid, erinevad töötoad kehale ja läbi selliste nagu tegevuste ja praktikate ja inimeste me tegelikult toome kokku inimesi, sest kõige tähtsam, mida me tänapäeval vajame, on ühendus erinevate inimestega, ühendus kogukonnana, tunda, et me oleme nagu olulised ja märgatud ja nähtud, ja seda saab tunda sellises turvalises keskkonnas ja hoitud kogukonnas. Ja seda me loome ja toome nii-öelda inimeste siis sellisesse ruumi, selliseid võimalusi. Ja endas on sees juba siuke põnevus, et mis kõik saama hakkab 4 päeva, 3 ööd koos olla siukses väga pööripäeva väga siukses tugevas transformatsiooni ruumis ja olles sellises täis valgusega nagu ajas, et kus päike on siis jäänud sellisesse mõnusasse nii-öelda pesasse ja et see on hästi kihvt. Kust selle kohta infot saab, kui inimene tahab nüüd võib-olla tõesti kogeda seda? Jaa, meil on siis Heartbeat Estonia on meie selline aastaringne kokkupuutepunkt ja Ecstatic Dance Estonia on siis meie selline siis Facebooki, Instagrami leht ja nüüd ka TikTokis, et kus me siis jagame seda tantsu olemust, kogemust ja toome siis inimesi kokku ja muidugi Facebooki event ja Fientast saab ka siis pileteid, et endale see kogemus nii-öelda kinkida, et see on, ma arvan, puhas kingitus, et kui pakkuda endale ja oma lähedastele midagi täiesti teissugust ja erilist ja seal on ka täpselt see sama kokkulepe, et ei ole meil alkoholi, ei ole meil narkootikume ja püüame siis hoida sellist tervislikku joont ja pakkuda selliseid erinevaid häid tervislikke nii-öelda lisasid, olgu see mahlad, smuutid, tervislikud toidud, erinevad siis täistaimsetele mahelihaga, et pakkuda sellist variatsiooni, mis kõigile läheks peale, aga et oleks ikkagi sellise nagu hea toneeriva või sellise tugevdava nagu mõjuga.